Kogu maailmas on asju, mis pole lihtsalt kallid või haruldased. On ka asju, mis on ülimalt väärtuslikud, ülimalt ohtlikud või ülimalt pühad. Seetõttu on peaaegu võimatu, et tavalised inimesed neile ligi pääseksid. Mõnda neist valvavad turvamehed ja kõrgtehnoloogilised andurid. Teisi kaitseb aga terve valitsus ja sõjavägi. Suur küsimus on, mis need küll olla võivad. Ja selles videos räägime asjadest, mida inimesed väga hoolikalt kaitsevad ja valvavad. Seega alustame. Number 1. Mekka must kivi. Islaami kõige tähtsama koha keskel asub väike, kuid väga püha kivi, mida on juba ammu külastanud miljonid inimesed. See on must kivi ehk tuntud kui Al-Hajar al-Asr. Seda võid näha Kaaba nurgas Masjid al-Haramis, mis on islami kõige püham mošee. Kivi ise ei ole eriti suur. Selle laius on hinnakuniselt umbes 12 tolli. See on tumedat värvi ja ümbritsetud hõbedase raamiga. Kuid isegi kui see on väike, on see üks tähtsamaid religioosseid esemeid kogu maailmas. Islami traditsiooni kohaselt pärineb see kivi taevast. On ka uskumusi, et see oli kunagi valge, kuid muutus mustaks inimeste pattude tõttu. Paljud moslemid usuvad ka, et prohvet Muhammad ise pani selle Kaaba külge, kui struktuur 7. sajandi alguses uuesti üles ehitati. Hadži ajal tulevad miljonid moslemid erinevatest riikidest Mekkasse ja üks tähtsamaid osi palverännakust on Kaaba ümber tiirutamine. Seetõttu proovivad paljud palverändurid musta kivi katsuda või suudelda, kui nad selle ümber tiirutavad. Ja kuna igal aastal käib seal korraga väga palju inimesi, on selles kohas turvakord väga range. Rahvusvaheliste meediakanalite nagu BBC ja Al Jazeera andmetel on Saudi Araabia Hadži turvaoperatsioon üks suurimaid turvajõudude paigutusi maailmas. Tuhanded politseinikud, sõjaväelased, jälgimissüsteemid, droonid ja rahvahulga kontrolli meeskonnad on kohapeal, et tagada palverändurite ohutus ja kaitsta seda paika. Oma pika ajaloo jooksul on must kivi mitu korda kahjustada saanud ja sellest on tükke kaduma läinud. 10. sajandil varastas selle ajalooandmete kohaselt üks äärmuslik rühm ning see oli üle 20 aasta kadunud, enne kui see Mekasse tagasi toodi. Tollal saadud kahjustuste tõttu koosneb kivi nüüd mitmest fragmendist, mis on kokku pandud ja hõberaami sisse asetatud. Ja kuigi miljoneid inimesi näeb seda igal aastal, on see endiselt üks kõige paremini kaitstud religioosseid esemeid planeedil. Sest paljude inimeste jaoks ei ole see lihtsalt tavaline kivi. See on osa usust, ajaloost ja NATO identiteedist. Väga suur osa maailmast. Number 2. Lootuse teemant. Esmapilgul näeb see lihtsalt välja nagu ilus sinine teemant. Kuid lootuse teemant on üks kuulsamaid ja kõige vastuolulisemaid vääriskive kogu maailmas. Selle kaal on umbes 45,5 karaati. See on üks suurimaid siniseid teemante, mis ajaloos on avastatud. Praegu saab seda näha Smithsoniani rahvuslikus loodusloo muuseumis Washingtonis DC-s, kus miljoneid inimesi külastab igal aastal, et seda isiklikult näha. Kuid teemandi kuulsus ei tule ainult selle ilust. Üle 300 aasta on levinud lugu, et sellega kaasneb väidetavalt needus või halb õnn. Ajalooliste andmete kohaselt saadi teemant esmakordselt Indiast 17. sajandil, enne kui see jõudis Prantsusmaale. Hiljem sai sellest osa Prantsuse krooni juveelidest ja see kuulus Prantsusmaa kuninglikule perekonnale. Kui Prantsuse revolutsioon 1792 aastal puhkes, varastati teemant ja see kadus aastateks, enne kui see Euroopas uuesti välja ilmus, kuid juba teistsuguse välimusega, sest see oli ümber lõigatud väiksemaks. Sealt hakkasidki levima lood selle needusest. Väidetavalt olid mõned endised omanikud pankrotti läinud, oma elu kaotanud või ränki tragöödiaid kogenud. Sageli mainitakse Prantsusmaa kuningas Louis XVI ja Marie Antoinetti, kes mõlemad revolutsiooni ajal hukati. Aga paljude ajaloolaste sõnul võimendasid suure osa needuse loost tollased meediaväljaanded ja juveelikaupmehed, et teemant veelgi kuulsamaks muuta. Siiski köidab selle saladus inimesi tänaseni. 1958 aastal andis juveliir Harry Winston teemandi Smithsoniani muuseumile. Üllatav on see, et see saadeti Ameerikasse tavalise postiteenusega lihtsas pruunits pakendis. Nüüdseks on selle turvalisus hoopis teisel tasemel. See asub paksu kuulikindla klaasi sees. Seal on liikumisandurid, kaamerad ja relvastatud turvatöötajad, kes valvavad seda ööpäevaringselt. Selle ümbruses kontrollitakse ka valgust ja temperatuuri, et säilitada teemandi seisukord.
kuid üks selle kõige veidramaid omadusi on see. Kui sellele langeb ultraviolettvalgus, hakkab see äkitselt eraldama erksat punast kuma. Sinine teemant, mis pimedas helendab punaselt. Ja paljude külastajate jaoks ongi see põhjus, miks see tundub veelgi salapärasem. Number 3. Tuumafutbol. Maailmas on üks kohver, mida ei tohi kunagi maha jätta. See ei ole täis raha, kulda ega ühegi ettevõtte salajasi dokumente. Selle sees on midagi, mis suudab alustada tuumasõda. See on Ameerika presidendi niinimetatud tuumafutbol. Ametlikult on see tuntud kui presidendi hädaolukorra kohver. See on raske nahast portfell, mida kannab alati üks sõjaväelane, kes peaaegu kunagi ei lahku Ameerika Ühendriikide presidendi kõrvalt. Isegi kui president on Valges Majas, lennukis, koosolekul, riiklikul õhtusöögil või isegi puhkusel, on portfell alati kohal. CNN ja BBC aruannete kohaselt on selle kandmiseks määratud spetsiaalsed sõjaväelised abid. Nad läbivad väga range taustakontrolli, psühholoogilised hindamised ja põhjaliku julgeolekukontrolli protsessi enne valimist. Seda ei hoia ka lihtsalt tavalised sõdurid. Nad on välja õppinud, et olla igal ajal valmis. Sest kui Ameerika vastu toimub tuumarünnak, on presidendil otsustamiseks vaid mõned minutid aega. Ja siin tulebki mängu tuumafutboli tähtsus. Paljud inimesed arvavad, et selle sees on sõna otseses mõttes punane nupp, mis kohe saadab välja tuumaraketid. Aga endiste sõjaväeametnike ja avalike raportite kohaselt ei ole protsess sugugi nii lihtne. Väidetavalt sisaldab kohver sidevahendeid, autentimiskoode, hädaolukorra dokumente, protseduure ja eelnevalt planeeritud sõjalisi reageerimisvõimalusi. Lihtsamalt öeldes on see presidendi mobiilne juhtimissüsteem tuumaolukorra korral. Vajadusel saab president anda käsu ükskõik millisest maailmapunktist. Isegi kui ta on lennukis, isegi kui ta on maa-aluses punkris, isegi kui ta on teel. Mis teeb selle eriti närvesöövaks on see, et seda ei hoita öösel seifis. See peab olema presidendi lähedal peaaegu kogu aeg, sest vastavalt Ameerika sõjalisele doktriinile võib igasugune tuumaoht tekkida igal hetkel. Ja sellises olukorras ei piisa sellest, kui oodata veel paar tundi. Seetõttu on juba alates president John F. Kennedy ajast pärast Kuuba raketikriisi 1962 aastal see saanud Ameerika presidendi julgeolekusüsteemi püsivaks osaks. Kuuba raketikriis oli üks külmasõja kõige ohtlikumaid hetki, kus Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit olid peaaegu tuumasõja äärel. Just siis sai Ameerika valitsus aru, et presidendil peab olema võimalus anda käske viivitamatult, olenemata sellest, kus ta parajasti viibib. Ja tänaseni kannavad sõjaväelised abid seda kohvrit iga päev kaasas. Väljaspoolt näeb see välja nagu tavaline kott. Aga selle sees on süsteemid ja protseduurid, mis võivad mõjutada kogu maailma vaid mõne minutiga. Number 4. Coca-Cola retsept. Maailmas on palju saladusi, kuid üks kuulsamaid neist ei puuduta sõjaväge, spioone ega valitsuse relvi. See on ühe karastusjoogi retsept. Aga Coca-Cola kompani sõnul on Coca-Cola valem üks kõige rangemalt valvatud ärisaladusi ärimaailma ajaloos. Seda on arutatud juba üle 100 aasta. Ja siiani usuvad paljud, et vaid vähesed inimesed teavad selle täpset valemit. Atlantas Georgia osariigis asuvas World of Coca-Colas on spetsiaalne seif, kus väidetavalt hoitakse Coca-Cola originaalretsepti dokumente. Kui sa seifi näed, tundub see nagu stseen mõnest kõrgtehnoloogilisest filmist. Paksud terasuksed, kõrgtehnoloogilised turvasüsteemid, piiratud ligipääsuga alad ja 24-tunnine jälgimine. Aga mis on veel huvitavam, nad ei kaitse mitte ainult retsepti, nad kaitsevad ka müsteeriumi. Juba aastakümneid on Coca-Cola turunduse osa olnud idee, et see on salajane retsept, mida on peaaegu võimatu teada saada. On juba ammu rääditud lugu, et ainult 2 tippjuhti teavad kogu retsepti korraga ja neid ei lubata väidetavalt kunagi samasse lennukisse. Aga paljud ärianalüütikute sõnul on see tõenäoliselt lihtsalt osa ettevõtte müüdist, et brändi kuvand veelgi tugevam oleks. Sest tegelikult, nagu mõned toidukeemikud ja tööstuseksperdid ütlevad, on võimalik koostisosad tänapäevase laboritehnoloogiaga analüüsida. Aga isegi nii ei kao saladuse väärtus kuhugi, sest Coca-Cola jaoks on tooteedu suur osa just selle taga olevas loos. See tunne, et on mingi saladus, mida kõik ei tea. Ja just see on põhjus, miks siiani on retseptiseifi ümber väga range turve. Mitte ainult selleks, et valemit kaitsta, vaid ka selleks, et hoida elus jõud kaasaegse aja kuulsaimat ärilegendi.
number 5. Tutanhamoni mask. Kõigist Vana-Egiptusest leitud aaretest on üks asi, mida tunnevad ära isegi need, kes ajaloost eriti ei hooli. See on noore kuninga kuldne nägu. See on vaarao Tutanhamoni matusemask. Paljude ajaloolaste ja arheoloogide jaoks pole see lihtsalt tavaline iidne ese. See on üks kogu Egiptuse tsivilisatsiooni tähtsamaid sümboleid. Mask on valmistatud umbes 11 kilogrammist puhtast kullast ning kaunistatud vääriskividega nagu lasuriit, obsidiaan, türkiis ja muud värvilised materjalid, mis annavad sellele ainulaadseid detaile. Aga veelgi üllatavam on see, et see on üle 3000 aasta vana. See avastati 1925 aastal Howard Carteri ekspeditsiooni käigus Egiptuse kuningaorus. See asetati otse Tutanhamoni muumia peale tema hauakambris. Ja sellest ajast peale, kui see avastati, on see olnud üks kuulsamaid arheoloogilisi leide kaasaegses ajaloos. Tutanhamon ise sai vaaraoks noorena ja arvatakse, et ta suri teismelisena. Kuigi ta ei olnud tolleaegse Egiptuse kõige tähtsam valitseja, sai temast väga kuulus, sest tema haud on kõige tuntum. See on üks väheseid haudu, mis leiti peaaegu tervena ja mida aardekütid polnud eriti rüüstanud. Ja kõigist seal leidudest sai kuldmask kogu maailma tähelepanu keskpunktiks. Praegu saab seda näha suures Egiptuse muuseumis Giza püramiidide lähedal. Egiptuse valitsuse ametnike sõnul ehitati muuseum spetsiaalselt selleks, et kaitsta ja korralikult eksponeerida Egiptuse iidseid aardeid, eriti Tutanhamoni kollektsiooni. Maski ümber on väga range turvalisus. See asub kliimakontrolliga ja kuulikindlas klaaskastis. Valgust, niiskust ja temperatuuri kontrollitakse samuti, et 1000 aastate vanune artefakt ei saaks kahjustada. Galeeri külastajate voog on samuti piiratud, et liiga palju inimesi selle ümber ei kujutaks endast ohtu. Ja Reutersi ja BBC raportite kohaselt on Egiptuse seisukoht väga selge. Nad ei laena maski enam niisama lihtsalt teistele riikidele pärast varasemaid vaidlusi. See puudutab Egiptuse artefaktide viimist rahvusvahelistele näitustele. Egiptuse jaoks ei ole see lihtsalt kullatükk. See on nende ajaloo nägu. See on muistse Egiptuse nägu ise. Number 6. Torino surilina. Itaalias on üks vana riie, mille üle vaidlevad siiani teadlased, ajaloolased ja usueksperdid. Mõne jaoks on see üks kristluse kõige pühamatest reliikviatest. Teiste jaoks võib see olla lihtsalt keskaegne võltsing. Seda nimetatakse Torino surilina. See on pikk linane riie, millel on nõrk kujutis mehest, kellel on haavad, mis sarnanevad ristilöömisega saadud vigastustele. Kujutisel on näha ka märke, mis sarnanevad okaskrooni põhjustatud haavadele. Seetõttu usuvad paljud kristlased, et see on Jeesuse matmisriie pärast ristilöömist. Kuid siiani pole lõplikku vastust, kas see on tõeline või mitte. Kangas on peidetud Torino Püha Johannese katedraalis Itaalias ja seda hoiab Vatikani hooldus. Selle turvalisus on väga range. See asub spetsiaalses suletud kastis, kus on kontrollitud temperatuur ja kaitse tule, niiskuse ning saastumise eest. Selle ümbris on ka kuulikindel ja enamasti ei näidata seda alati avalikkusele. On olnud juhuseid, kus möödub aastakümneid enne, kui see taas välja tuuakse, et palverändurid ja külastajad seda näha saaksid. Üks põhjus, miks see nii oluline on salapärane kujutis kangal. Mõnede uurijate sõnul ei ole see lihtsalt maal ega tavaline joonistus. Paljude aastate jooksul on erinevad teadlased püüdnud uurida, kuidas kujutis tekkis, kuid siiani ei ole veel selget vastust, mida kõik aktsepteeriksid. 1988 aastal viisid 3 laboratooriumi läbi radiokarbon meetodil dateerimise testi. Tulemused näitasid, et kangas võib pärineda keskajast 13. ja 14. sajandi vahemikust. Selle tõttu ütlesid paljud skeptikud, et see ei pärine Jeesuse ajastust. Kuid mõned teadlased vaidlesid nende tulemuste vastu ja ütlesid, et on võimalik, et uuritud proov pärines ainult sellest kangatükist, mida parandati pärast selle kahjustamist. Siiani kestab arutelu edasi. Lugu muutus veelgi keerulisemaks, sest see on mitu korda peaaegu tules hävinud. 16. sajandil toimus suur tulekahju, mis jättis kangale põletusjäljed ja augud, mida võib siiani näha. Pärast seda karmistati selle kaitset veelgi. 1997 aastal puhkes taas tulekahju kabelis, kus seda hoiti. Tollaste teadete kohaselt pidi üks tuletõrjuja paksu kaitseklaasi kuvaldaga purustama, et reliikvia enne tulelevikut kiiresti päästa. Selle juhtumi tõttu tugevdati veelgi tulekaitse ja turvasüsteeme surilina ümbruses.
ja siiani on see üks maailma kõige vaieldavamaid religioosseid esemeid. Sest isegi kui tänapäeval kasutatakse juba kaasaegset tehnoloogiat, on mõningaid mõistatusi, mida ei suudeta täielikult seletada. Ei, 7 Inglismaa kroonijuveelid. Ühes vanas Londoni lossis asub kollektsioon ehteid ja kuninglikke aardeid, mida valvatakse nagu sõjaväebaasis. Need on Ühendkuningriigi kroonijuveelid. Neid saab näha Londoni Toweris, väga vanas kindluses, mis on olnud Inglismaa ajaloosa juba üle 900 aasta. Pikka aega on see koht olnud palee, vangla, hukkamispaik ja sõjaline kindlus. Aga nüüd on see üks tähtsamaid kuninglike aardnete hoidlaid kogu maailmas. Kroonijuveelide kollektsiooni kuuluvad kroonid, mõõgad, skeptrid ja teised tseremoniaalsed esemed, mida kasutatakse Suurbritannia kuninga või kuninganna kroonimisel. Lihtsamalt öeldes on need Briti monarhia võimu sümbolid. Ja BBC ja Reutersi andmetel on kogu kollektsiooni hinnanguline väärtus miljardites naelsterlingites. Aga üks selle kõige olulisemaid osi on keiserlik riigikroon. See on täis hinnalisi vääriskive, tuhandeid teemante, smaragde, safiire, pärleid ja mõningaid maailma kõige kuulsamaid vääriskive. Selle hulka kuulub ka Cullinan Tax teemant, üks suurimaid lihvitud teemante, mis kuulub Briti kroonile. Samal ajal on suurem Cullinan esiteemant kinnitatud suverääni skeptri külge. See kivi on üks suurimaid selge lõikega teemante, mis on ajaloo jooksul valmistatud. Nende tohutu väärtuse ja tähtsuse tõttu on Londoni Toweris väga range turvalisus. Seal on paksud terasuksed, pommikindlad seinad, kaasaegsed häiresüsteemid ja kuulikindlad vitriinid. Aga mis on huvitav, siin ei valva ainult kaasaegne tehnoloogia. Siin on ka kuulsad valvurid, keda kutsutakse Yeoman Wardensiteks või tuntumalt Beefeateriteks. Nemad on need valvurid, keda turistid sageli näevad punastes ja mustades vormides, kuid nad ei ole lihtsalt tseremoniaalsed valvurid. Enamik neist on endised Briti sõjaväe vanemliikmed, kellel on pikk teenistus selja taga, enne kui nad valiti Towerit valvama. Ja kroonijuveelide pika ajaloo jooksul on neid mitu korda üritatud varastada. Üks kuulsamaid juhtumeid toimus 17. sajandil. Üks mees nimega kolonel Thomas Blood teeskles preestrit, et pääseda juveelimajja. Ajalooliste andmete kohaselt üritasid nad kroonijuveele varastada ning väidetavalt lõid nad krooni, et see kotti mahuks, kui nad põgeneda püüdsid. Kuid nad tabati enne, kui nad kaugele jõudsid. Ja mis veelgi üllatavam, selle asemel, et ta hukata või eluks ajaks vangistada, andestas talle väidetavalt kuningas Charles II. Siiani on paljudele ajaloolastele mõistatus, miks see nii oli. Siiani on paljudele ajaloolastele mõistatus, miks see nii oli. Tänapäeval külastavad miljoneid turiste igal aastal, et näha kroonijuveele. Ja isegi sajandeid hiljem on see endiselt üks Briti monarhia tähtsamaid sümboleid. Number 8. Iseseisvusdeklaratsioon. Ameerikas on üks vana dokument, mis pole lihtsalt paber. Paljude ameeriklaste jaoks on see nende riigi algus. See on Ameerika Ühendriikide algne iseseisvusdeklaratsioon. See dokument kuulutas ametlikult 1776 aastal, et 13 Ameerika kolooniat on Suurbritannia võimu alt lahku löönud. Siia on kirja pandud ka üks Ameerika poliitilise ajaloo kuulsamaid lauseid inimeste võrdsuse kohta. Praegu on see välja pandud Washingtonis Rahvusarhiivi hoones. Seal on koos sellega ka Ameerika Ühendriikide algne põhiseadus ja õiguste deklaratsioon. Ameerika valitsuse jaoks on need dokumendid väga tähtsad, sest nendele põhineb nende riigi ja seaduste alus. Ja kuna iseseisvusdeklaratsioon on nii tähtis, siis selle turvasüsteem on peaaegu nagu teaduslaboratoorium. See asub spetsiaalses suletud ümbrises, mis on valmistatud vastupidavatest metallmaterjalidest ja mille sees on kontrollitud keskkond. Korpuse sees ei kasutata tavalist õhku. Rahvusarhiivi andmetel on sees argoongaas, sest see on vana pärgamendi ja tindi jaoks ohutum. Samuti kontrollitakse niiskust, temperatuuri ja õhurõhku, et dokument kiiresti ei laguneks. Kuid veelgi üllatavam on see, mis juhtub öösel. Kui Rahvusarhiiv suletakse, langetatakse dokumendid aedlaselt hüdrosüsteemi abil maa-alusesse seifihoone all. See seif on tulekindel, pommikindel ja tugevalt tugevdatud. Lihtsamalt öeldes on see nagu punker Ameerika kõige tähtsamate dokumentide jaoks. Kui hommik saabub, tõstetakse need uuesti üles, et avalikkus saaks neid näha. Kogu hoones on ka range turvalisus. Seal on relvastatud föderaalsed ohvitserid, liikumisandurid, keskkonnaseiresüsteemid ja lennujaama stiilis turvakontrollid külastajatele.
aga varem ei olnud deklaratsiooni kaitse alati nii korralik. Varasematel aegadel viidi seda korduvalt ühest kohast teise, kui Ameerikas olid sõjad ja kriisid. 1812. aasta sõja ajal peideti see ära, kui Briti väed põletasid Washingtoni. Teise maailmasõja ajal viidi see Kentucky osariigis asuvasse Fort Knoxi, et kaitsta seda võimaliku rünnaku eest. Vaatamata kõigele, mida see dokument on ligi 250 aasta jooksul läbi elanud, on suurem osa kirjast ja allkirjadest tänaseni loetavad. Ja Ameerika jaoks on selle ülimalt range turvalisuse sõnum selge. Nad ei taha kaotada üht oma ajaloo kõige olulisemat osa. Number 9. Mona Lisa. Kõigist selle nimekirja objektidest on see kõige lihtsamini äratuntav. Üks naine, väike naeratus ja maal, millest on kuulnud peaaegu kõik inimesed maailmas. See on Leonardo da Vinci Mona Lisa. Seda saab näha Louvre'i muuseumis Pariisis, Prantsusmaal. Aga kui paljud turistid seda isiklikult näevad, on nende reaktsioon sageli sama. See ongi nii väike. See on tõsi, see ei ole nii suur, kui paljud arvavad. See maal on väike võrreldes enamiku muuseumi kunstiteostega, kuid isegi kui see on väike, on see üks enim valvatud maale kogu maailmas. Selle taga on 10. Kuulikindel klaas hoiab kontrollitud temperatuuri ja niiskust, et vana maal ei kahjustuks. On tõkked, et inimesed ei saaks liiga lähedale minna. On kaamerad, on valvurid ja kuna iga päev käib mööda tuhandeid külastajaid, on selle ümber range rahvahulga kontroll. Aga miks on see nii range? Sest see on korduvalt olnud varguste ja rünnakute sihtmärk. 1911 aastal varastati Mona Lisa Louvre'ist. Selle varas oli Vincenzo Perugia, itaallasest tööline, kes oli varem seal töötanud. Tema varastas Mona Lisa Louvre'ist. Selle võttis Vincenzo Perugia, itaallasest tööline, kes oli varem muuseumis töötanud. Ajalooliste allikate kohaselt suutis ta maali eemaldada. Ajalooliste allikate kohaselt eemaldas ta maali seinalt, peitis selle ja viis muuseumist välja. See oli kadunud üle 2 aasta. Ja samal ajal, kui see kadunud oli, muutus Mona Lisa veelgi kuulsamaks. Isegi tühja seina, kus maal varem rippus, käisid inimesed vaatamas. Hiljem tabati Perugia, kui ta üritas maali Itaaliasse viia ja seda müüa. Mona Lisa toodi tagasi Louvre'i, kuid sellest ajast peale muutus maailma suhtumine sellesse hoopis teiseks. See ei olnud enam lihtsalt kuulus maal, sellest sai ülemaailmne ikoon. Aga sellega probleemid ei lõppenud. 1956 aastal viskas keegi maali peale hapet. Samal aastal viskas üks teine inimene kivi ja kahjustas väikest osa maalist. Pärast neid juhtumeid hakati Mona Lisat veelgi rohkem kaitsma spetsiaalse klaasiga. 2009 aastal viskas üks külastaja keraamilise kruusi maali pihta, kuid see tabas ainult kaitseklaasi. 2022 aastal pani üks mees koogi klaasi peale. Kuigi öeldi, et see oli protest kliimamuutuse vastu, maal ei saanud kahjustada, kuid sõnum oli selge. Mida kuulsamaks miski saab, seda rohkem inimesi tahab sellele läheneda, seda puudutada või selle ees stseeni teha. Nüüd tundub, et Mona Lisa on oma enda kuulsuse vangis. See ei ole lihtsalt maal seinal, see on asendamatu ese. See tähendab, et kui see kaob või saab kahjustada, ei ole sellele täpset asendajat. Foto ei ole piisav, koopia ei ole piisav, digitaalne koopia ei ole piisav. Sest Mona Lisa on Leonardo da Vinci enda kätega loodud teos rohkem kui 500 aastat tagasi. See on tõeline ese tõelisest ajastust. Seepärast valvatakse seda nii rangelt. Mitte ainult selle hinna pärast, vaid ka selle pärast, et see on ainulaadne kogu maailmas. Ja kui Mona Lisa kaoks, ei kaoks mitte ainult üks maal. Kaoks üks kunstiajaloo tähtsamaid nägusid. Number 10. India täht New Yorgis on üks kivi, mis on erakordselt ilus, kuid see sai veelgi kuulsamaks ühe piinliku muuseumi varguse tõttu. See on India täht. See on suur tähtsafiir, mis asub Ameerika loodusloomuuseumis New Yorgis. Selle kaal on üle 563 karaadi. See on peaaegu sama suur kui golfipall. Aga mis teeb selle eriliseks on see, et kui valgus sellele peale paistab, ilmub kivi pinnale justkui 6 haruline täht. Tundub nagu täht liiguks, kui valgusnurk muutub. See ongi põhjus, miks seda nimetatakse tähtsafiiriks. Ameerika loodusloomuuseumi andmetel on India täht üks nende kollektsiooni tähtsamaid vääriskive. Arvatakse, et see pärineb Sri Lankalt, riigist, mis on juba ammu tuntud oma kaunite safiiride poolest. 1900 aastal andis selle muuseumile finantseerija J.P. Morgan. Aga 1964 aastal toimus rööv, mis muutis paljude Ameerika muuseumide turvalisust. Üks varaste grupp, kuhu kuulus ka Jack Murphy, tuntud kui Murph the Surf, sisenes muuseumi öösel. Ajalooliste raportite kohaselt sisenesid nad aknast, mis polnud korralikult turvatud.
veelgi hullem, mõned Kalliskivisaali häiresüsteemid ei töötanud. nii saidki nad sisse, võtsid India tähe ja viisid kaasa veel mõned väärtuslikud kalliskivid. New Yorgi suure muuseumi jaoks oli see tohutu häbiplekk. Mitte ainult sellepärast, et kalliskivi varastati, vaid ka sellepärast, et varguse viis oli nii lihtne. See oli nagu keegi oleks majja sisse saanud lihtsalt sellepärast, et jätsid akna lahti. Aga kaua ei läinud, kui kahtlusalused saadi kätte. Ja hiljem leiti India täht üles ühest bussijaama kapist Miamis. Hea uudis on see, et kivi ei saanud kahjustada. Kui see muuseumisse tagasi jõudis, oli kõik juba muutunud. Klaaskast oli nüüd tugevam, häiresüsteem parem, kaameraid oli rohkem ja kogu vääriskivisaali turvalisust võeti palju tõsisemalt. Nüüd on see vaikselt muuseumis välja pandud. Kuid selle lugu on saanud suureks õppetunniks kogu muuseumi maailmale. Ükskõik kui väärtuslik mingi asi ka poleks, pole turvalisusest kasu, kui üks lihtne asi on tähelepanuta jäetud.